Tere, hea naine! Suur aitäh, et oled tulnud siia Eluringi esmaspäevale kaasa tegema häälestushetke, et koos mõnusamalt uut nädalat alustada. See salvestus on üleval juba pühapäeva pärastlõunal ja see annab sulle võimaluse, et olla valmis uueks nädalaks. Et kui hakata asju sättima alles siis, kui esmaspäeval kõik peale lendab, siis on natuke raske sammu pidada. Et sellepärast olen ma andnud ka võimaluse seda järelvaadatavat salvestust teha võimalusel kaasa juba pühapäeval. Sul läheb selle pausi häälestushetke jaoks umbes 25 minutit aega. Et ole hea, leia endale üks mugav koht, kus sa saad olla segamatult umbes 25 minutit. Ja võta üks kirjutusvahend ja paber, et neid läheb ka vaja. Aga ülejäänu suhtes, kui sa teed esimest korda seda Eluringi esmaspäeva häälestushetke, siis mingit erilist ettevalmistust pole vaja. Ja need kohaloluharjutused, mis me teeme, neid saab teha rahulikult istumisasendis, et saltosid tegema ei hakka ja kirjanikuks ei hakka. Aga see lühikene rituaal siis sisaldab endast kõigepealt lihtsalt sellist maandushetke ja kohalolu praktikaid. Teiseks teeme sellise väikse hetke energiate ja temaatikate ülevaated, mis siis sel nädalal meid võiks toetada. Ja seekord kasutan selleks Barbara Marki Shamanic Crystal oraklikaarte. Ja kõige lõpuks siis eneseanalüüsi küsimuste plokk, kus annan sulle rahuliku kirjutusruumi, et saaksid oma mõtteid koondada ja siis lõplikult konkreetse fookuse leida ja ennast kindlamalt tunda uuel nädalal. Hakkame pihta kõigepealt liblika kallistuse harjutusest. See on väga lihtne viis, kuidas kiiresti ennast maandada ja oma närvisüsteemi tasakaalustada. Ja selleks on siis kõigepealt vaja võtta käed, et see ongi sõna otseses mõttes nagu väike liblikas. Võid oma sõrmed põimida ja panedki käed siia rinnaku peale. Et ma loodan, et see mikrofon nüüd ei häiri mind. Ja omale sobivas rütmis hakkame käsi kordamööda patsutama. Et enne kui me alustame, siis leia sobiv asend oma kätele. Sa võid panna kõrgemale, allapoole, aga siin enam-vähem rinnaku koha peal krae juures. Silmi sulgema ei pea, aga lihtsalt keskendu selle liigutuse tunnetamisele ja sellesse kehasse kohale tulekusse. Jalad lõdvestame rahulikult maapinnale, põrandale, liiguta varbaid natukene. Sügavdame hingamist, hinga rahulikult sisse ja pikalt välja. Tule kohale siia Eluringi esmaspäeva häälestushetke. Sul on kogu maailma aeg ja see aeg on just nüüd praegu. Ma panen siit endale aja käima, hoian sulle aega, et umbes 90 sekundit. Teeme seda liblika patsutusharjutust siis. Õlad lõdvalt. Jalad lõdvalt. Ja keskendu sellele liblika tiivalöögile ühelt poolt ja teiselt poolt.
vabasta õlad. Peameeles hingamist sisse ja välja rahulikult. Natukene veel paar viimast sekundit. Hingav sügavalt sisse ja välja. Lase käed lõdvaks. Pane põlvedele käed, õlad alla ja nüüd tõesti, kui on mugav, sule hetkeks ka silmad ja tunneta oma keha pärast seda harjutust. Loodan, et juba see lühikene harjutus aitas sul lõõgastuda ja kohale tulla. Kuna täna selle sessiooni teema on seotud paljuski oma energia hoidmisega, kaitsmisega ja vältimisega, et teiste inimeste ja keskkonna energia, emotsioonid siis sind mõjutaksid negatiivselt, siis näitan ka siia kohe algusesse ära ühe variandi, kuidas enda energiat puhastada. See on selline reiki harjutus, mida saab teha igas olukorras ja see on nii-öelda kuiv pesu, et kuidas siis võõrast ja üleliigset energiat endalt maha pesta. Et paned parema käe vasakule õlale, vaata kõigepealt ja siis pärast teeme koos vasakule õlale ja tõmbad kuni oma puusani. Siis vasaku käe paremale õlale ja samamoodi üle rinnaku tõmbad kuni puusani. Ja kolmas kord jälle risti parem käsi vasak õlg üle rinnaku puusani. Ehk siis 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja siit edasi vasaku käega parema käe üle 1 ja 2. Ja siis raputad maha. Et kui kujutad ette, et oled duši all, pesed ennast kokku, siis tuleb selline liigutus proovida teha teadlikult, nii kiirelt, kui tunned, et on hea. 1, 2, 3, 4, 5. Et maha kõik. Võõras ja üleliigne energia. See natuke nagu koordinatsiooniharjutus ka, et võib-olla on vaja natuke harjutada, aga see siis väike selline lisaboonus. Mis temaatikaid siis ma soovitaksin sel nädalal tähele panna, mis energiat meid võivad mõjutada? Mina tõmbasin sellest Barbara Marchi Shamanic Crystal Oraakli kaardipakist, mis on olemas ka inglise keeles. Minul on see itaalia keeles. Tõmbasin siit selleks meie nädala häälestushetkeks ette valmistades ja neid energiaid tajudes tõmbasin sellise kaardi, mis on must turmaliin, kristall, mida kutsutakse ka žörliks. Nii. Kahjuks mul endal seda kristalli füüsilisel kujul ei ole, aga see kaart annab päris hästi edasi seda energiat. Et ühest küljest see on hästi maandav ja kaitsev kivi, kristall. Ja see temaatika ongi siis see, et kuidas iseenda energiat ja piire kaitsta. Ja võib-olla mitte siis mõelda
nüüd kaitsmisest kui mingi sõdalane, kes kilbiga ja agressiivselt ja kuidagi vastupanuga nagu kaitseb jõuga. Aga et meil igalühel on võimalus tajuda iseenda piire, iseenda emotsioone, energiat, et kes meie siis päriselt oleme ja kõik see väline mõju, mis tuleb ja siis meie nagu energia kaitsekilbist läbi imbub ja mida me endasse laseme siis tulla ja mis meid mõjutab. Et seda võib siis küpses kohas võtta ka näiteks nagu pigem filtreerimisega, et mida me lubame nagu endast, enda kaitsekihist läbi filtreeruda ja mida mitte, et mida me väljapoole siis jätame. Aga kui inimene ei ole nagu nii, kui inimene ei ole harjunud sellise energiatööga ja tähelepanuga ümber käima ja toimetama, siis on enesestmõistetav väga lihtne ennast ära kaotada. Näiteks ühistranspordis, rahvarohketes kohtades, töökohtades, kus iganes on palju rahvast üritustel. Et kui sa liigud omaette, siis on seda lihtsam teha, on neid väliseid mõjutajaid vähem, aga kus juba tulevad teised inimesed ja võõrad keskkonnad mängu, seal on väga lihtne üles korjata erinevaid energiaid, mis ei ole meie omad ja mis meid võivad negatiivselt mõjutada. Et iseenesest kõik energiat võivad olla nakkavad ja ka hea tuju ja positiivsus on nakkav, mis on väga tore, aga kõik, mis on võõras ja üleliigne, siis pika peale, kui seda on liiga palju ja üle stimuleeriv meie jaoks, siis see on kurnav. Ja see musta turmaliini kristall, siis ongi nii-öelda kristallimaailmas, nimetatakse seda energeetiliseks ihukaitsjaks. Et kui nüüd kellegil on kas see kristall olemas või huvitab, minge vaadake lähemalt seda kuskil poes, et see annab sellise nagu kaitsekilbi, neutraliseerib võõraid energiaid ja aitab vältida siis teiste inimeste pingete ja emotsioonide ülekandumist meile. Et see on mitte ainult maandab, sest mõned kristallid aitavad maandada ja nagu ennast rahulikumalt tunda, aga see must turmaliin siis aitab ka puhastada energia välja. Ma mõtlesin, ma sooviksin veel lugeda ette siit oraklikaardi raamatukesest, kus on iga kaardi kohta siis selle kristalli hinges sõnum. Igal kaardil on oma sõnum, et ma tõlkisin siit väikse katke ja ma loeksin selle hea meelega sulle ette, et siis annab edasi ka seda temaatikat paremini. Siin kaardil sellel kristalli hingel siis on kaasas lõvi. Lõvi. Ja kohe see selgubki, miks see lõvi siin nii oluline seekord on. Kallis hing, lõpeta palun enda haletsemine ja teiste süüdistamine. Selle asemel lihtsalt teadvusta olukorda ja asu sellest kohast uuesti paremini edasi minema. Olen musta turmalini hing, kes julgustab sind väe, uhkuse ja tugeva kohaloluga oma isiklikku ruumi piiritlema. Minu kallis püha sõber lõvi soovib sulle oma kohalolu ja väärikusega meelde tuletada, kui tähtis on kodus, tööl ja kohtades, kus sa tihti liigud ja viibid, sinu puutumatu territoorium. Siia pole sissetungijatel luba tulla. Et nagu lõvid ja lõviriigis ja loomariigis on ka ju igal ühel oma territoorium, kuhu võõral pole asja, kui teda sinna ei kutsuta või ei lubata. Ja samamoodi võiks ka inimene sellest õppida. Lõvi on hetkedel, mil ta abi vajab,
valmis oma häält kuuldavaks tegema, et teisi karjaliikmeid hoiatada või siis eraldusse taanduda. Ja ta teeb seda ennast õigustamata, kindla kohalolu ja teadlikkusega. Et siis meie ka võime enda energia kaitsmiseks kas ennast väljendada, seada piire, öelda, mis meile sobib, mis meile ei sobi, või siis lihtsalt taanduda ja omaette maha laadida, võtta aega. Et enda energias on väga hea olla ja taastuda. Super, et on jäänud veel viimane osa, see on nüüd see kirjutamise osa. Kui sa oled harjunud päevikut pidama või kirjutama, siis kindlasti on see sulle juba tuttav. Kui see on esimene kord, et sa proovid kirjutada, siis rahulikult, keegi kirjanikuks ei pea hakkama ja küsimused on väga lihtsad. Lihtsalt pane paberile see, mis sul nagu esimese mõttena kuidagi spontaanselt tuleb, et natukenegi oma mõtteid korrastada, aru saada, mis on tähtis, mis ei ole tähtis, mis on lihtsalt müra ja kuidas siis sel nädalal selgemalt edasi minna ja ka tasakaalukamalt. Et me ei pea alati nagu sihiga ja produktiivselt ja tegutsedes minema. Et see kirjutamine aitab ka seda mõista, et millise olekuga sa tahad sel nädalal edasi liikuda ja üldsegi, mis sinu jaoks tähtis on. Ma loen ette küsimused, sina vasta paberile omas tempos ja kellelegi seda näitama või jagama ei pea, nii et see on täiesti privaatne. Kui sa tunned, et sa tahaksid pikemalt aega, siis pane stopi peale, saad edasi kirjutada. Ma hoian natukene aega iga küsimuse juures. Ja hakkame pihta. Esimene küsimus, millele saad vastata. Millised olukorrad, inimesed või suhted tekitavad sinus nädalast nädalasse raskustunnet, ärritust või kurnatust? Millised on need olukorrad, suhted või inimesed, kes sind justkui väsitavad? Teine küsimus. Kui su energia oleks püha ja puutumatu territoorium, nagu see lõvi, loomariigi territoorium, siis mida ma sinna sisse ei laseks? Ja. Kui mu energia oleks püha ja puutumatu territoorium, siis mida ma sinna sisse ei laseks? Kolmas küsimus. Mis on sel nädalal üks olulisim asi, millele pühendumine mind päriselt edasi viib ja midagi muudab? Et on asju, mida me lihtsalt teeme, aga on asju, mis tegelikult suures perspektiivis nagu protsessi edasi viivad. Et kui meil on mingi eluvaldkond, mis meile oluline hetkel on, kas siis midagi peres, tööasjades, mõnes suhetes, vaba aeg. Et kui sa nüüd valid ühe valdkonna, siis mis oleks see üks asi sel nädalal, mis on kõige olulisem, millele pühendumine sind päriselt edasi viib ja midagi ka muudab.
4. küsimus. Millised ülesanded tekitavad näilist produktiivsust, aga tegelikult suures plaanis ei vii edasi? Et siin nüüd on see märkamise koht, et kus me lihtsalt ringi siblime, aga tegelikult suures plaanis need midagi väga ei muuda. Muidugi on asju, mis tuleb ära teha, aga vahepeal on vaja kriitiliselt mõelda, et kas kõik ikkagi on vajalik ja kus me siis nagu näiliselt produktiivselt oma energiat raiskame. Millised ülesanded tekitavad näilist produktiivsust, aga tegelikult suures plaanis edasi ei vii? Edasi paneme paika siin mõned endale väiksed meeldetuletused, et kuidas siis seda oma energiat ja territooriumit hoida, kaitsta ja taastada. 5. küsimus. Kuidas ma hoian igapäevaselt oma energiat ja aega? Et seda energiakasutust võib ka käsitleda, et kuhu me paneme oma tähelepanu. Et kuidas ma hoian igapäevaselt oma energiat ja aega. Et näiteks kas planeerid mingid pausid või et kui sa mõtled oma eesoleva nädala peale, et alati ei ole vaja planeerida tegevusi, et me peame jätma endale teadlikult ka ruumi taastumiseks ja puhkamiseks. Me peame olema teadlikud, et asjad võtavad aega. Ja me peame olema teadlikud, et meie energia ei ole iga päev sama tasemega. Üks päev ärkad üles lihtsalt, ei tunne ennast nii reipalt. Teine päev teeks kas või kõik maailma asjad ühe päevaga ära. Et kõike seda tuleb arvesse võtta. Näiteks kas planeerid pause, võtad nutiseadmetest vaba aega ja paned tähele, kus öelda ei sellele, mis sind kurnab, ehk siis need tegevused, mis näiliselt meid nagu lõõgastavad, aga tegelikult ei anna energiat ja valida hoopis need tegevused, kus meil on vaja nagu natuke võib-olla laiskusest välja tulla, nii-öelda diivanilt püsti saada, aga lõppkokkuvõttes meile hea enesetunde annavad ja energiat juurde annavad. Et kuidas hoida oma igapäevast energiat ja aega. Kuues küsimus. Nüüd oleme juba siin lõpu otsas. Milline väike teadlik tegevus aitab sul päeva lõpus võõra üleliigse energia vabastada ja oma piire tugevdada? Et mis oleks see väike nipp, millega sa siis päeva lõppedes saaksid tagasi tulla iseenda juurde? Et see ei pea olema mingi suur rituaal või mingi õhtu otsa mediteerimine, et see võib olla lihtsalt kas kiire dušš. Näiteks vesi väga hästi puhastab nii sõna otseses mõttes meid mustusest kui ka kaudses mõttes meie energiat. Võib-olla tahad teha seda sama reiki harjutust, mis me tegime parem vasak üle keha ja siis tõmbad üle kätesid selle võõra energia maha niimoodi. Et see on pisike asi. Või näiteks lihtsalt selline vabastav fraas või mõte, mida sa tõesti sügavalt tunnetades ütled iseendale. Ma vabastan kõik võõra ja üleliigse energia. Ja mina veel ütlen niimoodi, et ma vabastan kõik võõra üleliigse energia ja annan selle maale, et ta saaks selle ümber töödelda. Et maa väga hästi maandab ja isegi kui sa seda nagu reaalselt ju ei juhtu, et sa annad nagu silmaga ei näe sa midagi, aga isegi mõttes nagu energeetiliselt,
kui me anname oma mured, võõrad energiat, kõik selle, mis meid nagu alla surub või raskustunnet tekitab. Kui me anname selle maale, nagu suuname maale, siis see maandab meid ja maa on nagu komposteerib, et ta muundab ümber selle negatiivse energia. Milline väike teadlik tegevus aitab mul päeva lõpus üleliigse energia vabastada ja oma piire tugevdada. Vali üks väike asi, mida sa saad sel nädalal kasutada. Nüüd lähme konkreetsete kokkuvõtete juurde. 7. küsimus. Kirjuta palun üks otsus või tegevus, mille sa kohe järgmisena 48 tunni jooksul ära teed. See oluline asi. Üks otsus või tegevus, mille kohe järgmise 48 tunni jooksul, 2 päeva jooksul ära teed. Kaheksas küsimus, eelviimane. Üks asi, mille sa sel nädalal teadlikult vabastad või tegemata jätad ja lepid sellega. Et mõnikord me võime küll öelda, et et ma ei tee seda või et see ei olegi tegelikult oluline, aga nagu jääb kripeldama, ta oleks pidanud. Et vali üks asi, mis sa tõesti tunned, et okei, seda ei olegi mul tegelikult vaja teha. Ja kõige viimane 9. on siis selline nädala oleku ja tunnetuse kokkuvõtte lõpeta lause. Nädala möödudes pühapäeval, ehk siis kui kõik see nädal on juba selja taga, tunnen ma end ja siis võid kirjutada sinna, kuidas sa ennast tunda tahaksid või kuidas sa kujutad ette, et kuidas see nädal on läinud ja sa ikkagi nagu tunned ennast hästi. Võib-olla, kui nüüd neid piiride seadmist võtta, siis et tunned ennast enesekindlalt oma piiride kaitsmisel. Aga loomulikult vali see, mis sul seest tuleb. Mina väga tänan sind, et võtsid selle aja iseenda jaoks ja nagu ikka enne, kui algab uus nädal, alustame ikkagi iseendast. Et kui me liigume läbi elu tasakaalus ja endaga rahul ja vähemalt mingid mõtted on siin korda tehtud, siis tõesti see kõik ümbritsev ka on vähem kaootiline ja mõnusam. Suur aitäh ja näeme juba järgmisel pühapäeval. Tšau!